Tere taas! Tänases osas retro avamine Angerjas Tarrendis kalurikolhoos Majak. Kõik retro, nagu näiteks jõuline hoolimine, on taas moes, seega kõigi ootuste vastaselt avame täna konservi ajast, mil kolhoosidest hakati tegema osaühinguid ja aktsiaseltse. Ja edasine on ajalugu, sest kalurikolhoos Majak lõpetas tegevuse aastal 1992. Mis tast edasi sai, ei tea. See konserv aga on valmistatud aastal 1990. Esiteks pärineb see sahvrist riiulilt, kus olid kõik 1990. aastal tallele pandud konservid, ja teiseks see ei saa olla väga palju vanem, sest nimi Tallinn on vene keeles kirjutatud juba 2 n-iga. Selline nimekuju vene keeles seadustati Eestis 1988. aasta detsembris. Ja nagu öeldud, 1992. aastal oli kolhoosiga lõpp. Nii palju on selle konservi kohta teada. Ehk siis avamisele tuleb Angerjas Tarrendis, toote säilivusaeg 1 aasta valmistamisest. Konservil on vanust video tegemise ajal 32 aastat ja parim enne tähtajast on möödas 31 aastat. Karp on hakanud roostetama, midagi oleks nagu hakanud imitsema, kuid ei oska arvata, mis see on. See selleks. Avame konservi, midagi paiskus avamisel ääre vahelt surve all välja. Jätkame avamist. Ja avamine jätkub. Kui jääkedamas tantsuhoos loivad vaevalt seisvad koos, siis põrandast see tekib auk, iga vene käib siis pauk. Kui jääkedamas tantsuhoos loivad vaevalt seisvad koos, siis põrandast see tekib auk, iga vene käib siis pauk. Tantsisa, panner valka, tantsisa, panner valka, tantsisa. Nüüd on mul kahvlit tarvis. Kahvel on käes. Et siis selline näeb välja üks pidulik kalaroog minevikust. Esimene mulje, visuaalselt ei ole pilt halb, näeb täiesti söödav välja. Kala söödavuse astme määramisel tuleb kindlasti lisaks nägemisele kasutada lisaks veel haistamismeelt. Eesti Vabariigi näitevaral hakkab kala mädanema peast ja kuna seda probleemi meil siin ei ole, siis ka haistmismeel mulle mingit häiret ei anna. Lõhnab nagu kalakonservikka, otseselt öökima ei aja. Mina seda hetkel siiski ei söö ja ei soovita süüa nii vana konservi. Kuid keegi ei tea, mis juttu mina või keegi teine poole aasta või näiteks mõne aasta pärast sellise konservi söödavuse kohta räägiks. Loodetavasti lükkub kõrgemalt lubatud helge tulevik edasi. Kui te mõistate, mida ma selle all silmas pean, kuid mis siin pikalt lobiseda, viimase 2,5 aasta sees ei ole Eestis mitte midagi märkimisväärset juhtunud. Tegelikult on ju kõik täiesti normaalne.
elevanti ei ole, eks ole. Aitäh vaatamast. Oleme terved, alati terved.